Linnavalitsuse kõrvale, jah? Osavält, selline osa kesk. Austatud Eesti Vabariigi president, Tallinna linnapea, kallid külalised. Alustame Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud aktusega. Aktusel osalevad 3 kooli: Jakob Westholmi gümnaasium, Gustav Adolfi gümnaasium ja Tallinna Reaalkool. Need koolid on vanemad kui Eesti riik. Nende koolide ajalugu on seotud Eesti riigitekkega. Palun lippude sissetoomiseks püsti jääda.
president Toomas Hendrik Ilves. Austatavad abituriendid ja gümnasistid, lugupeetavad õpetajad, head sõbrad. Ülehomme saab meie riik 90 aastat vanaks. Eesti riik on meie kõigi, ilmselt aga eriti teie, noorte meeltes väga argine ja harjumuspärane. Ja see on hea, et see on nii. Oma riik peabki olema igapäevane ja harjumuspärane, seega omane. Ja seetõttu me vist eriti tihti ei mõtlegi, et mis oleks, kui Eestit poleks riigina kunagi sündinud. Mis oleks teisiti ja kas oleks teisiti? Oma riigita elavad ju paljud maailma rahvad, suuremadki kui Eesti rahvas. Osa 20. sajandi esimesel poolel Nõukogude Liidu territooriumile jäänud rahvaste saatus lubab meil üsna suure tõenäosusega oletada, et Eesti Vabariigita ei oleks täna ei Eesti rahvast, Eesti keelt ega ka meie kultuuri. Mõelgem kas või meie sugulusrahvaste saatusele, kellele ei saanud osaks õnne elada omaenda riigis. Eesti rahvas on sellisena olemas tänu oma esivanemate tarkusele ja söakusele kuulutada 90 aastat tagasi välja oma riik ja selle eest vabadussõjas võidelda. Mõelgem täna, et teie eakaaslased, teie koolivennad panin aluse meie riigile, kui läksid selle eest vabatahtlikena sõtta. Kust tuli see otsustavus, see ennastsalgavus ja loobumine pea kõigest? Minna eluga riskima võitlusse, mille edusse isegi mõistlikkusse puudus usk suurel osal nende tollastest kaaskondlastest. Aga just see peale hakkamine oligi see liivatera, mis kallutas kaalukausi Eesti suunas. Mõelgem, et vaid üks põlvkond sai enne sõjaaegses Eesti Vabariigis sündida, üles kasvada ja targaks saada. See oli pikka aega Eesti kõige õnnelikum põlvkond. Samas langesid just neile veidi hiljem osaks kõige suuremad kaotused. Kui palju sellest parimast haridusest ja kasvatusest jäi kasutamata, läks kaotsi. Sõjas, vangilaagrites, põgenikena, tagakiusatuina. Paljud tegemas tööd, olgu kodu või välismaal, mil polnud mingitki seost omandet väga hea haridusega. Aga just neist ellujäänutest said mehed ja naised, keda olen nimetanud lõimevedajateks. Need mehed ja naised tõid Eesti Vabariigi aated ja igatsused üle okupatsioonikümnendite pimeduse uristikku. 20 aastaga enne teist maailmasõda lõi Eesti Vabariik enesele tugevuse varu, millest jätkus pooleks sajandiks. Mõnikümmend 000 kõrgharitlast, see oli alusmüür, millest said vaimset tuge ja õppisid inimeseks jäämise kunsti vahepealsed põlved. See müür, millele taastati 17 aastat tagasi Eesti riik. Teie, austatavad gümnasistid, olete järgmine Eesti põlvkond, kes sündinud, kasvanud ja õppinud vabas demokraatlikus Eestis. Ja seetõttu olete just teie, see järgmine kõige õnnelikum põlvkond, meie rahva uus tugevusvaru, kes kujundab lähema poole sajandi jooksul meie riigi ja rahva näo. Milline see nägu saab olema, on ainult teie endi teha. Lõime peab ikka vedama, mitte ainult üle kuristiku, ka tasasel maal ja sirgel teel. Et see Eesti riigi ideaalidest, meie ühisest hakkama saamisest ja iga kodaniku tegudest koosnev köis saaks aina tihedam ja tugevam. Antagu meile ainult kõigile tarkust,
hoida ära lööke, mida teie eelkäijad pidid taluma. Jah, ka need 20. sajandi esimeste kümnendite noored olid rahulolematud ja nõudlikud. Eelkäijate tehtus sageli pigem vigu, kui voorusi otsivad ja maailma parandavad. Noor inimene peabki selline olema, nagu olete teie. Mõni nädal tagasi rääkis Tartu Ülikooli rektor mulle, et märkimisväärne osa eelmise aasta abiturientides jätkas oma õpinguid väljaspool Eestit. Kohe, tegemata katsetki astuda mõnda Tartu või Tallinna kõrgkooli. Pole vist tarvidust lisada, et nad olid pigem paremad kui kehvemad, kuivõrd nad tõesti said ka neisse välismaa ülikoolidesse sisse. Ju on samasugused tulevikuplaanid küpsemas ka teie peades. Ma ei tea, kas see on pigem märk üha avatumast maailmast, Euroopast, kasvavast isust parima järele või rahulolematusest sellega, mis Eestil pakkuda. Ilmselt on siin kõike. Ja see kõik on õige. Keegi ei või eeldada, et lepiksite vabatahtlikult vähemaga. Keegi ei saa suruda teie kaasa sündinud isamaalisusele ja veenda teid jääma siia. Vabadus valida, otsustada vabalt oma elusaatuse üle ongi see keskne õigus, mille Eesti Vabariik on teile taganud. Teie valikud näitavad meile, kellele rahvas on usaldanud seaduste loomise ja nende täitmise järelevalve, et midagi on paigast ära või mitte veel piisavalt hea. Täpselt samuti, nagu näitavad mõned teised valikud, et just see riik ja see rahvas on ainus koht maailmas, kus saame end tunda kodus. Mistõttu ma arvan, et eksivad need, kelle meelest Eesti oma väiksuse tõttu pole piisavalt hea või maailma tasemel. Eestis 3 korda väiksema Luksemburgi kodanikud ei räägi, et nad on väike riik. Nad ütlevad, et nad on kõige jõukamad. Soome kodanikud ei ütle, et nende maa on väike. Nad ütlevad, et neil on Nokia. Meist väiksem Island tuleb edukalt toime. Ka meie suudame end defineerida teisiti kui väiksuse kaudu. Saame siis üle alaväärsusest ja kadedusest. Hoiame ja väärtustame seda, et meil on oma rahvakodu, oma riik, mis laseb meil elada eesti keeles. Oma riik, millest meist suuremad rahvad vaid unistada võivad. Käigem ära õppimas ja töötamas Euroopas, meie vaimses päriskodus, kuhu teie vanemad naasid, kui teie sündisite ja mille poliitilist tulevikku asusime looma ligi 4 aastat tagasi. Käige ära, vaadake ringi, õppige parimat, mida maailmal ja Euroopal on teile anda. Ja siis tulge tagasi. Eestisse, riiki, mis noortele ahistavalt kitsas, kuid just oma väiksuses meid siiski kõiki kokku liitev ja koos hoidev. Hinnakem ühiselt seda, et me saame ikka ja taas kõik kokku, olgu lauluväljakul või Viljandi folgil või jalgpallistaadionil. Et me suudame jagada oma ühist, teistele täiesti hoomamatut äratundmisrõõmu Mari Ungarist, Jaan Krossist ja Andrus Kivirahust, Rudolf Tobiasest, Arvo Pärdist ja Per Vetersist, Kalju Kiisast ja Rain Tolgist. Ja ühtlasi teadkem, et meie esiisade unistus oma riigist on käes. Ta on meie ja ainult meie hoida, teie endi paremaks teha. Unistas ju Juhan Liibai veidi enam kui 100 aastat tagasi. Kas aastatuhanded mingu siis vast see haiget ei tee, et suurte rahvaste kõrval on vaba ka väikene, et väikse rahva keskel on õnn ja armastus, on armsad vanemad lapsed ja armas on vabadus. Ja nõnda on lugu ka Eesti ja nõnda on elu kiik ükskord, kui terve mõte ükskord on Eesti riik. See unistus on ainult 100 aastat vana ja juba
terve 90 aastat reaalsus. Täna kindlamini kui ei iial varem. Ja miks seetõttu ei peakski me kõik ja eriti teie julgema unistada oma loodud ja arendatud veelgi paremast Eestist. Ta on sinu ja minu ja meie kõigi loom. Ja Vabariigi aastapäeva. Vestholmi abiturient Oliver Kõrre laulab Tõnismägi Ilus oled Isamaa. Klaveril õpetaja Grete Poik. Rannal valge maja on suve hommik saja. Kusagil helisevad kellad ja käeksub kalmik. Loodus üles ärkab, kas te heigid ärkab. Päike oma esimesi kiiri heidab, taas algamas on päev. Üks paat on sõitmas merel ja päikses lausa verevaev. Ai. Lindu laulu rannad vastu, merel kajab vastu. See kajab nae, see on nae, see on nae. Ilus oled sa, ilus oled Isamaa. Ilus oled sa, ilus oled sünnimaa. Aega keset vihmavisa, loodusel rohekamaks moob. Päikse kiirsi suuvines, jälle uusi vikerkaari noob. Vihmast loodud lõhnu on labestunud õhku. Loodushääli on kõik ja taas algamas on päev. Merelööb on tantsev, siis liigutab väravad. Üle metsa merel loo ja üksin paadiges meil on pühja valjelood. Kui tulustab taosi, on hinges teised olid ka. See ilus oled sa, ilus oled Isamaa. Ilus oled sa, ilus oled sünnimaa. Ilus oled sa, ilus oled Isamaa. Ilus oled sa, ilus oled Isamaa.
Kõneleb Gustav Adolfi gümnaasiumi abiturient Andres Kärner. Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves, lugupeetud linnapea, lugupeetud direktorid, austatud kuulajad. Läänemere vahutavatel kallastel seisab vankumatult kivimürakas, mida katab must mullakiht ja mille kohal on helesinine taevapaik. Rahnu peal kasvab vaariselt istustatud kõrge ja kange tammepuu, millel vanust juba üksjagu 90 aastat. Aja jooksul on välja kujunenud, et iga järgnev põlvkond kannab selle võimsa tamme eest hoolt, saades temalt vastutasuks kaitset. Hoolitsemine nõuab aga sallivust ja püsivust. Nendeta puruneks meile jäetud vaarisele suursugune väärikas pärandus. Eestlased on usin töörahvas. Sõidame ambitsioonide karusselli. Kahjuks ei jätku meil tänapäeva kiire elutempo juures alati mõistmist, kannatlikkust ja armastust. Kuidas siis ikkagi hoida tammepuud elujõulisena, kui iga päeva kasvab koormus tema oksele? Mõistmaks pärani tähtsust peame tagasi pöörduma aega, kus puu alles kasvatas vägevaid juuri ning õppust võtma meie esivanematelt, kes tamme idanema pani. Nad võitlesid vere hinnaga vabaks maa, harisid seda higi ja vaevaga ning külvasid lõpuks seene. Nad pingutasid ja rassisid, et põsu kasvaks. Nähtud vaevast veelgi tähtsam on, et tamme kasvatati üheskoos. Ainult armastusega rikastatud mullast võis riik kasvada nii vabaks, nagu ta praegu on. Ajaloo vältel pole eestlase arenguks eriti mänguruumi olnud. Väikerahvad ei tee suurt ajaloo, seda tehakse nende eest. Küll aga jääb väikeste päralt võimalus tabada millegi tegemiseks kõige sobivam ajahetk. See on kunst toime tulla igavikulises ajaväes nii, et õige moment kinnilüümine tagaks edutuse. 1 miljon eestlast ei ole suutnud muuta 20. sajandi ajaloo reiku, aga väikerahvana oleme suutnud teha ennast miljonitele nähtavaks. Seda tänu oskusele tabada hetke, mil meie identiteedipürgimisi on krooninud ajaloolde riipeavalik, rahvusriik süüdi. Miks aga ei talita paljud meist nagu Eestimaa mesiisad ega väeta minnast nii vajalike toitlemetega? Miks kiputakse juba rohkem mujal? Uus aeg nõuab mobiilsust, liikvas rongis ei saa paigas seista. Iseenesest on riik noorele inimesele suhteliselt abstraktne mõiste. Uus Eesti põlvkond pole kordagi pidanud eestluse pärast muretsema, veelgi vähem sellega võitlema. Meie jaoks seostab identiteet võimalusega saada korralik haridus ja töökoht. Kui ütleme, et armastame Eestit, armastame tegelikult midagi siin, olgu selleks siis mõni koht või inimene. Seetõttu juhtubki vahel, et elukohaks võib saada mõni teine maa. Sest asjaolud, mis teevad ühest riigist paiga, kus elada ja olla soovime, on ajas muutunud. Mudel, et ka eestlasele on kogu maailmas kõik võimalik, innustab tänast inimest. Elus on palju toredaid hetki, kuid kõige tähtsam on homne. Ta tuleb meile südaööl väga puhtana, ta on täiuslikku kohale jõuab ja end meie kätte annab. Ta loodab, et oleme eilselt midagi õppinud. Minevikku mäletada on lihtne, see on juba juhtunud ja seda ei saa muuta. Aga saame muuta olevikku ja tulevikku. Vabadus on vastutus, peaksime olema nii head kodanikud, kui suudame. Ühiskond areneb ja toimib hästi ainult siis, kui tegeleme küllalt oma eluga ja hoolitseme selle eest, et ka lähedastel oleks hea. Edu võti peitub väikestes asjades, sallivuses, hoolivuses ja armastuses. Kokkuhoidmine on elu eliksiir, mis meie tamme igavese hoiab. Aitäh! Jakob Westholmi niidude ansambel laulab Uno Naissoo mälestusi kodust. Pilved siin kaugele kannavad
teid iseseisvusest ja isamaast. Katked on valitud nii suuremate kui väiksemate realistide töödest. 24. veebruar on püha, mida tähistada. Eesti on nii palju pärast iseseisvumist arenenud. Kõik on paremaks läinud ja järjest rohkem tuleb eestlaseks olemise peale uhke tunne. Olen suhteliselt isamaaline inimene. Ma hoolin oma riigist ja olen nõus selle nimel midagi tegema. Noorena on mul väga vähe võimalust oma riiki panustada. Võidelda on ka raske, kui ei tea, mida sinult oodatakse. Nii ma vaid armastan teda nagu tüüpiline armunud teismeline, ega oska millegagi peale armastustunde oma loomust õigustada. Saab sellel aastal 90-aastaseks. Väga soliidne iga nii väikese riigi jaoks. Ja 90 aastat, kui tegelikkuses on tõelist iseseisvust tunda saadud sellest veel üle 30 aasta. Tahest tahtmata torkab aega ja pähe mõte, et taas kord on tiksunud 15 aastat. Kas seekord läheb õnneks, jääme taas kord suurriikide hammaste vahele? Ajal, mil meie iive negatiivne ja üha enam noori otsustab välismaal õnne otsida, õhub hinge aina suure mure eestluse ja Eesti pärast. Minu arvates on riigi tähtsus ülepaisutatud. Selle tähtsus peaks olema maksude kogumine ja ühiskondlikult vajalike asjade tegemine, mitte see, et inimesi jagatakse nende sünniriigi järgi rahvusteks. Kõik riigid oma praeguse olekuga vaid eraldavad inimesi üksteisest, põhjustades sõdasid ja konflikte. Pole tähtis, kas olen eestlane, venelane või keegi. Hea, et on kasvamas julge ja haavadeta põlvkond. Meie ajalugu ei tee meid eriliseks ega leia vabandusi. Eriti, kui me tõlgendame seda läbi vihkamise, ei ole tulevikku, kui kaasväeg elab minevikus. Ma tahaks, et sõda ei oleks. Ma ei saa aru, miks peavad suured maad sõdima, et veel suuremaks saada, kui nad juba niigi suured on. Eesti on väga väike, aga kogu Eesti rahvas mahub siia ära ja ka veel palju võõramaalasi. Eestimaal on hea elada, sest siin ei ole suurt ohutunnet kogu aeg valitsemas. Kuigi ka meie maal toimusid hiljuti suured rahutused. Kuid ma arvan, et see küll meie rahvast ei rahutanud. Eestlane on tark ja uudishimulik inimene, kellele meelduvad seiklused. Eesti Vabariik on nagu Soomegi. Siin ei valitse kuningas, vaid president, kelle valib rahvas. Ma ei tea, mida üks kuningas eestlasega üldse peale hakkaks. Kui ma mõtlen, kui paljudele inimestele Eesti tegelikult koduks on, tuleb mulle kohe pähe, et kui ta on meie ühine kodu, siis peaksime ka meie ühtsed olema. Eesti Vabariik saab käesoleval aastal 90-aastaseks. Isegi loodus tähistab. Kihnu saarel õitsevad lumikellukesed. Samast paneb mõtlema, miks tähistatakse seda juubelit nii suurejooneliselt, kui 100 aastat pole enam kaugel. Möödunud sügisel tähistati ka Soome Vabariigi 90. aastapäeva. Soomlased otsustasid, et pidustused tulevad mõõdukad. Miks Eesti Vabariik otsustas korraldada nii suurejoonelise tähistamise? Kas põhjuseks võib olla hirm, et järgmist juubelit ei tule? Tahaks uskuda, et 3. maailmasõda ei saa toimuda. Et tänapäeval ei saa lihtsalt sisse marssida teise riiki ja kuulutada see enda omaks. Kuid samas ei usutud ka teise maailmasõja võimalikkusesse. Ja ometi see toimus. Raha on võim ja võim on raha. Kes ütleks ära kummastki neist? Oma riik annab meil endile võimaluse määratleda ise selle, kes me oleme ja kelleks me saame. Selleks, et see võimalus säiliks, tuleb seda vabadust kaitsta iga hinna eest ja olla truu oma riigile. Ükskord ajaloos oleme me oma vabaduse kaotanud, enam seda olla ei tohi. Ühel päeval sattusin seltskonda, kus arutati eesti keele säilimisele. Osa rahvast leidis, et eesti keel sureb järgmise 100 aasta jooksul välja. Arvestades meie rahvaarvu vähenemist ja Briti ja Ameerika kultuuri pealehoidmist läbi meediakanalite, on see just tõele. Vastasmeediale väitis, et meie keel on vastu pidanud kõikide maad aastanud okupatsiooni ja venestamislaine. Küll elab kõik keel ka peale pessima võõrmine langega. Eestlased ei peaks tema oma kultuuri ja keelesalamist, mida meie esised niivalt säilitavad. Keel on ju siiski üks rahvast ühendav, kogu usk on kaitsnänak.
minu vanemad ei huvita õieti poliitikast, kuid sõjaväeparaadi ja presidendi vastuvõttu vaatama ja kuulnud küll kõik. Kui ma seda välja ei näita, on vaba Eesti minu ja minu pere jaoks väga tähtis ning me hindame seda. Eesti riik on iga eestlase uhkus. Tõeline eestlane on see, kes suudab aru saada, mis on õige ja mis on vale. Ta sööb pühade aeg erivorsti ja hapukasvus, joob kalja ning magab pool päeva. Tõeline eestlane ei suuda kellegi teist huvitama. Vabadus ei ole mitte õigus teha seda, mida tahad, vaid seda, mida vaja. Vabadus kandub risti, vabadus risti. Iseseisvuspäev on väärt tähistamist, ükskõik kui palju on möödas 1918. aastast. Ma austan Eesti Vabariik igal päeval, selleks ei pea olema kõigist. Huvitav on mõelda, et nüüd 10 aasta pärast, kui meie riik on juba 100 aastat vana, lõpetan mina niimoodi. Olgu see siis tähtpäev parema tuleviku tähistamiseks. Palju õnne sulle, kallis kodumaa, minu Eestimaa. Esitasid Jakob Westholmi gümnaasiumi, Gustav Adolfi gümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli ühendsegakool. Palun lippude väljaviimiseks taas püsti tõusta.
Austatud kohalviibijad, härra Vabariigi president, armsad õpetajad ja õpilased, head kaaslinlased, Tallinna rahvas ja külalised. 81 aastat tagasi kujur Ferdinand Sannamees lõi meile selle ajalooliselt tähtsa ja südamlikult ilusa mälestusmärgi. Sellel on olnud suur tähendus läbi kõigi aegade. See on muutunud meile sümboliks. Jah, Eesti riik kuulutati välja Pärnus, kuid meist siit paremal Eesti Panga hoones moodustati 24. veebruaril 1918 ajutine valitsus. Ja siin Estonia ja Reaalkooli vahel asuv Reaali poisiks kutsutud monument on olnud meile läbi aegade vabaduse sümboliks. Vabaduse, mille eest oleme me tänu võlgu noortele koolipoistele nii Tallinnast kui mujal Eestis. Nii, nagu nemad kinkisid meile vaba riigi, peame meie seda hoidma ja edasi andma nendele noortele, kes siin koolis täna õpivad. Oleme üks väike lüli igavikulisest ketist, samamoodi nagu need noored, kes andsid vabaduse eest oma elu. Tallinn mäletab teid, Tallinna rahvas mäletab teid ja austab teid. Lugupeetud külalised, head aktusel esinejad, tänan teid 3 kooli, Reaalkooli, Gustav Adolfi ja Vestholmi gümnaasiumi nimel osalemast. Tänane päev on andnud meisse kindlust, et ka meie noorsugu läheb kodumaad kaitsta, kui on vaja. Palun teid selle kindluse juures kõik külalised, õpetajad Reaalkooli alla vajeesse edasi sööklasse keha kinnitama. Aitäh!